Kas eelmine aasta keegi tegi ka peale minu seda Discovery't, Raman, sa oskad öelda? Jah, ma ei tea, kas Laura on siin ja kuulab lihtsalt kaasa, et Laura võib rääkida. Meie tegime selles suhtes, et ma ei oska nüüd öelda, kui palju, mitu seda tiimi mul oli, aga kogu lasteaia peale oli 125 last, et selles suhtes meil oli päris korralik näitus ja kõik, et ma mõtlen, kas oli 8 tiimi või? Pean järele vaatama, aga meil oli nagu tohutu üle lasteaialine üritus, et põhimõtteliselt ainsad, kes ei osalenud, olid siis sõimerühm ja siis erilisemad rühmad, nemad ka ei osalenud siis, aga ülejäänud kõik osalesid. Väga hea, siis ma pärast mõtlen natukene, kuidas sa tahad oma sellest üritusest rääkida, sest et mina teen ka üritust üle lasteaialist Kiilis nüüd juba 3. aastat, aga siis kuulaks nagu mida teised ja mismoodi teised ka teevad, et siis ma natukene delegeerin oma seda kogemuste jagamist siin teistega ka. Kas me saaksime äkki peale hakata millegagi? Või? No tegelikult nüüd mina arvan küll, et me võiks peale hakata, et 5 minutit on läbi ja hakkaks äkki otsast pihta. Lihtsalt igaüks saab ise ka vastutada, kui ta hiljemaks jääb. Seda ka, täitsa õige. Aga hakkame siis peale. Ehk siis tere, kes mind veel ei tea, siis mina olen Liia Tammes. Olen ma siis Rabakolu robootikakooli õpetaja, juhendaja, mentor ja omanik ühes isikus ja FLL-il olen ma siis osalenud, äkki see läheb nüüd 9. aasta nüüdseks juba, kui lugeda esimesed oma isiklike lastega käidud aastad ka, ehk siis päris pikalt olen ma seda asja teinud. Ja ma räägiks siis natuke sellest, mis see programm üldse endast kujutab ja siis ma räägin nendest komplektidest ise eraldi veel, kus neid tellida saab ja nii edasi ja siis vaatame, kas me saame täna natukene siin Ramoniga rääkida ja valgustada seda ka, kus kohas ja mida me kevadel tegema hakkame, et kuhu me enda asjadega välja peaksime jõudma. Nii, aga siin on eelmise aasta toetajad. Ma tean, et siin peaks vist olema juures ka mingisugune keskkonnaagentuur või midagi muud siukest. Ramon, palun täienda mind praegu. Hetkel ei pea. Okay, Jahu võiks olla, aga ei ole hullu. Selge. Agentuuri hetkel ei toeta meid. Okei. Ehk siis toetada me siis vastavad sellised, kes meid siis iga aastaselt tegelikult jätkuvalt aitavad. Aga mis see FLL siis on? Lühend on ta siis First Lego League ja programm ise on siis lastele vanuses 3 kuni ülikool välja tegelikkuses, aga ta jaotub siis nii-öelda väiksemateks sektsioonideks, et nagu me siin enne juba rääkisime, on FLL Discover, soovituslikult 3 kuni 5-6, FLL Explore 6 kuni 9 ja siis on FLL, issand jumal, Ravan, aita mind nüüd, mis meil seda tuli? Ma olen uute nimedega harjunud, ikka veel.
on järgmine tase on siis 9–16 ja sealt edasi siis tuleb juba nii-öelda gümnaasiumi ja ülikooli tase, mida Eestis veel ei ole, kuigi Velle ja siis mina eelmine aasta ka natukene aitasin siis korraldada sellist üritust nagu FGC, kus siis Eesti juba need FLL-ist välja kasvanud noored said, nii midagi kukkus mul toas kokku, said siis oma oskus juba proovile panna mitte enam Lego robotitega, vaid see on juba niisugune rauast robot, kuigi põhimõte on ikkagi samasugune nagu Legod. Ja ta on siis uurimuslik programm, mis tähendab seda, et noored saavad siis esmase ettekujutuse, mida üldse üks niisugune uurimustöö või teadustöö võiks endast ette kujutada, vastavalt oma vanuse tasemel loomulikult. Igal aastal on siis uus teema ja selle järgi hakkavad siis need tegelased oma hooaega siis kujundama. Siin on kõik eelmiste aastate variandid olemas, mida Eestis tehtud on. Mina siis osalesin esimest korda 2014 ja tänaseks siis on 2022 on siis Superpower, tegelikult nende väljakuulutamise aastat me loeme eelmises aastaks sellepärast, et kogu see teema kuulutatakse välja kuskil aprillikuus, siis kui Ameerikas toimub suur ülemaailmne võistlus ja siis sellel võistlusel siis kuulutatakse välja järgmise aasta teema, aga kuna see junior FLL meil traditsioonilt on olnud alati kevadine üritus, siis meil ta nihkub aasta numbri võrra edasi. Nii, sellel aasta siis teemaks on Superpower, tavaliselt on seda ka eesti keelde tõlgitud, aga viimasel ajal, kuna need nimed on eesti keeles jube kohmakad, et siis me oleme jätnud sel aastal vist isegi tõlkimata, et ta läheb kuidagi siukseks kummaliseks kätte ära lõpuks. Nii, mis siis tegema peab? Uurime reaalelulist probleemi, nagu te varasemalt nägite, siin varasemalt on kuumissioon ja linna ehitamine ja mängud ja liikumine ja transport ja logistika ja tark õppimine ja prügiteemad ja muud siuksed, siis sel aastal on siis teemaks meil energia, kuidas me energiat toodame, salvestame, kasutame ja kõik muud sellised asjad. Ja see ongi siis see nii-öelda reaaleluline probleem, mis siis mõnele lapsele võibki olla selline sissejuhatus esimest korda üldse, kuidas seda loodusteadust üldse õppima hakata, kuidas seda nii-öelda analüüsima hakata ja kõike muud enda ümber siis ka nii-öelda avastada ja sellest aru saama hakata. Tuleb siis disainida Legodest üks liikuv mudel, motoriseeritud võiks see olla ja see peaks olema siis selle aasta teemaga seotud, mis meil on siin eespool, nüüd on näha paar mudelit, pildi järgi vaatan, see, mis jääb paremale poole, on nüüd veeteemaga seotud. Ma arvan, et see peaks olema mingisugune pumbajaam neil seal, et seal hakkavad mootoritega need lindid tööle ja siis oli siuksed sinised läbipaistvad legomehikeste pead, mis nagu sümboliseerisid vette neid, siis see mudel peaks transportima. Kõrval olev mudel vasakul pool, ma ei tea, see peaks olema päris varasemaid, äkki see on seotud kas prügiga või loomadega, aga võib-olla ka targa õppimisega, ma ei oska seda praegu öelda. Nii, siis mudel jah, et see lihtne masin, eks ole, seal peaks olema ka mingisugune lihtne mehaaniline ülekanne, hammasratas, võll, kang, rihmülekanne, mida iganes. Lego on teinud selle nüüd nii palju lihtsamaks, et enam ei pea seda nii-öelda lapsed ise välja mõtlema, kui nad ei oska. Ja kui neil on selle jaoks, see tundub nende jaoks keeruline, et Lego on teinud ka oma mudeli, mida pärast vaatame, kus see ülekanne tegelikult on olemas ja mida saab siis lastele ka õpetada vastavalt sealt. Nii, siin on nüüd pildid 2 aasta tagusest üritusest, kui oli meil see suure kole koroona. Et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Et mina ei ole jätnud mitte ühtegi aastat vahele ja koroona aastatel me tegemegi, kui toas ei lubatud meil kokku saada, saime või mänguväljaku peal kokku, vihma sadas, õpetajal jõuas vihmavarjuga, lapsed olid mängumajas sees ja ehitasid ja tegid oma plakateid ja tegime selliseid virtuaalseid ja ühe mehe näitusi ka, aga kõik see tehtud, mis vaja on. No see oli teine variant, et see oli natuke parem, siis ilusi. Ja siin siis kõrval on ka näha juba natuke seda plakatit, mis on siis seotud selle uurimustööga ka. Nii. Meeskond, kes siis osalema peaks, võiks olla selline ühte lõbus meeskond, nad võiks olla oma sõpruskond, klassikogukond, aga mitte keegi ei keela ka võtta lihtsalt mingisuguseid lapsi ühest klassist, teha nende vahel mingisugused meeskonnad lihtsalt ja teha oma klassi üritus ka, et samamoodi täiesti võimalik.
tore oleks, kui nad oleksid kuidagi eristuvad oma meeskonna suhtes, kas neil on mingid ühtsed särgid, kui nad tulevad suuremale võistlusele, kui neil on mingid koolisärgid või midagi sellist, või kui teil on mingi koolisisene üritus või kas see suur üritus, mingisugused, ma ei tea, torumütsid endale paberist pähe teha, mingisugused peapaelad või mida iganes, et lastel oleks tore ringi hüpata nendes, et neid oleks lihtsam ära ka õpetajal üles leida, et see kõik annab nagu selles mõttes sellise meeskonnatunnetluse ja kõik muu sinna juurde veel. Ja siis tuleks ka järgida põhiväärtusi, mis siis tegelikult läbivad kogu seda First Lego liigi alates siis sellest väiksemate näitusest kuni lõpuks sinna üles suurteni välja, kas sinna ülikooli nii välja ja nendest põhiväärtusest räägime siis ka pärast poole. Ja loomulikult hästi oluline on see, et meil peab olema lõbus, kui me seda kõike teeme, et keegi ei pea olema vihane seal või mina ei saanud midagi teha või minult ei võeta mängima või mina olen loll ja mina ei saa hakkama ja kõik teised narrivad mind. Et selliseid asju ei tohiks üldse olla. Nii, et põhiväärtused siis siin ka näha, et nad on sõnastatud natuke vanemate laste jaoks, väiksematele saab neid seletada natukene lihtsamalt kindlasti, aga need põhilised asjad, mida me siis peame nagu arvesse võtma, kui me tegeleme selle lastegrupiga, on see, et me avastame ja uurime, me saame järjest teada uusi ideid, me saame uusi oskusi, kes õpib esimest korda robotit programmeerima, kes õpib mingisuguse ülekande ära, kes õpib võib-olla sõbraga ehitamist jagama, et ka see mõningatel lastel on päris keeruline raske. Siis me proovime ka probleeme loovalt lahendada, uuendada neid meie ette tekkinud probleeme, näiteks, et ongi, et kui meil on esimene lahendus, me lähme jagame seda mõne teise meeskonnaga, saame nende käest mingisuguseid ideid, teeme oma töö paremaks, et see annab nagu hästi palju sellist väärtuslikku infot lastele, et me ei peaks asju endale hoidma niimoodi, vaid et see jagamine tegelikkuses on vajalik selleks, et ise ka paremaks saada. Mõju, et mõjuga on see, et me kaasame siis kasutame seda õpitud, mis me oleme saanud, et maailma paremaks tegemiseks. See on niisugune hästi suur ja äge lause, eks ole, aga tegelikult see hakkab väga väikesest asjadest pihta, et ma oma lastele vahetevahel tunnis toon ka näited, et teate, kui te teete tunnis nii kõva lärmi, et mina pean oma häält tõstma, siis teie mõjutate 3 last, keda te pole elu sees näinud ja kes on praegu siit 10 kilomeetri kaugusel ja tavaliselt tehakse suured silmad, et mis mõttes. Aga teate, ma loen igal õhtul oma lastele raamatut ja kui ma oma hääle teie juures ära karjun siin, siis nemad õhtul raamatut ei saa lugeda ja ei saa kuulata, sest et emal lihtsalt ei ole võimalus enam rääkida nendega. Nii et see, kuidas me käitume, kuidas me õpime, kõik see ümbritseb ju tegelikult meid ümbritsevat mõjutab ja meie ümber olevad inimesi mõjutab samamoodi. Nüüd kaasamine ongi täpselt see, et kuidas me meeskonnas toimetame, kuidas me üksteist mõistame, kuidas me üksteisega hakkama saame. Kas mina teen kõik töö ära ja lükkan kõik teised kõrvale või ma võtan kõik endaga kaasa ja lähme nagu ühtse teekonnaga niimoodi läbi selle näituse. Ja kas me kaasame ka teisi meeskondi, kes meiega koos näiteks tööd teevad, et kas me kõik hoiame endale või me lähme jagame nendega, lähme kiidame nende tööd, anname neile konstruktiivset tagasisidet, mis on hästi oluline õppida ka lastele, et ma ei lähe ütlema, et see on nõme, vaid tegelikult sa lähedki räägid, et ahah, kuule, vaata, näed, see on sul lahe asi, see on sul lahe asi, aga vaata selle probleemi mina lahendaksin niimoodi, et kui sa seda mõtled selle nurga alt, äkki sa saad oma töö paremaks teha. Et vaata, Raman, sulle tegi sinna mingi chati üks teade Marika kohta. Siis meeskonnatöö, jällegi seesama koostöödes oleme tugevamad, ehk siis me saame ka ülesandeid jagada. Meil meeskonnas ei pea kõik robotit ehitama, meeskonnas ei pea kõik plakatit joonistama. Iga meeskonnaliige valib just selle oma tugevuse, millest tema on kõige tugevam, millest ta tunneb ennast väga hästi. Jah, on ka olukordi, kus mul on lapsed teadvad, et ma olen jube hea klotside otsija. Ja käib õhinal ja otsib ainult klotse, ise mitte midagi ehitada. Sellisel juhul ma olen ikkagi seda last suunanud natuke ehitama ka, et ta saaks pärast näpuga näidata, et kui keegi tuleb tema käest küsima, mis sina tegid, ta ütle, et ma otsisin klotse, vaid ta saab näidata, et selle asja siin laua peal, selle ehitasin mina ka sinna juurde. Et nii palju võiks küll olla, aga jah, et kui sa tunned, et sinu tugevus on mingisuguses asjas, siis lase seda oma tugevust välja, kasuta seda ära oma meeskonna hüvanguks. Aga sellisel juhul ära siis ka piira teiste tugevusi, et kui seal on 2 head ehitajat, siis ikkagi omavahel tuleb ju suhelda. Ja siis on loomulikult see lõbu, et naudime me tähistame oma tööd, ehk siis meil on raske, ükski töö pole kerge, seda tuleb lastele öelda, et ei saavutata asju lihtsalt niimoodi nipsust, vaid et sinu nauding tegelikult tuleb ka selles, et jess, ma sain hakkama, ma olen tubli ja siis on see premeerimine tunduvalt magusam ja tunduvalt mõnusam. Mina olen ka oma meeskondadega teinud suurematega, kusjuures eriti, et ongi see, et peale siis suuremat üritust me oleme teinud
tunni, kus me analüüsime, kuidas meil läks ja see on selle väikesemate näituste juures ka oluline, et nendega rääkida pärast näitusi, kuidas neil läks, mis neile meelde jäi, mis nende teiste töödest meelde jäi ja siis kas või mingisugune väike šokolaad, mingisugused kartulikrõpsud, mida iganes parasjagu, et õpetaja tunneb, et ta võiks sinna klassi tuua või mida ta tohib klassi tuua ka, eks ole, seal on ka piirangud, et mida siis lastega jagada ja lastele siis anda. Pluss sinna lõpu alla läheb ka see, et iga selle osaleja saab endale ka medali, et tunnustatakse ka läbi selle veel. Nii, nüüd nõuded sellele mudelile, mida ehitama hakatakse. Ta võib olla ainult Lego pooltoodetud juppidest, ehk siis seekord jäävad ära igasugused vetsupaberirullid ja muud sellised toredad asjad, et nendega saab minna Robotexile, et seal on nad lubatud, sellel näitusel kahjuks mitte. Siis ärge ehitage ainult neid valmis juhenditega asju, et lapsed küll tavaliselt ütlevad, oi, ma ei oska ja ma kardan ja ma ei saa, aga kui on näiteks Viidjuul või Spike'il mingisugused mudelid, mis küll sobituvad selle aasta teemasse, siis pigem ärge neid laske lastel ehitada. Öelge, et see osa, mis tuleb lisaks sellele kaasa pandud komplektile, tuleb ise välja mõelda. Uskuge, mida saavad väga ägedasti hakkama. Ja kui see ongi ainult koer, kes mootoriga saba liputab, ka see on väga okei. Et ongi, midagi peab mootoriga liikuma, saab liikuma panna selle motoriseeritud või selle mudeli, mis on kaasa pandud, aga tegelikult nad teevad ise ka väga ägedaid asju ja enamasti nad tahavad mingisugust autot või midagi muud sükest teha, et sealt tuleb vahvaid asju. Ja peaks siis olema üks lihtne masin seal, ramp, kang, ülekanne, rihmasatta ülekanne, jällegi las nad leiutavad ise seda, on mudeliga kaasas ka, et tõesti mitte midagi ei tule, siis saab öelda, et aga tegelikult teil siin on ka ju olemas, aga muidu las nad proovivad ja teevad. Ja ta peaks mahtuma mõttesse 38 sentimeetrit, ehk siis see on üks suur Lego plaat. Nüüd on kaasas neil endal ka, sellel aastal neid oli natuke vähem, kui kahjuks tavaliselt on olnud neid 6 tükki. Kasti põhjast üles. On kaasas sellised 16x16 plaadid. Et vahest ka on niimoodi olnud, et ma olen mingisugust tunnist teinud, et igale meeskonna liikmele siis ühe plaadi andnud ja lasknud tal sinna plaadi peale siis ehitada nii-öelda oma mingi esialgse idee või kavandi, et pärast saaks siis need kõik omavahel kokku panna, et teemegi siis üldse maailma, et arutada läbi näiteks sellel aastal ka, et kui meil on linn, mis vajab elektrit, et siis üks näiteks teeb kodumaja, üks teeb näiteks pagaritöökoja, üks teeb mingisuguse bensiinijama või midagi muud sellist, et nad saavad nii ära kasutada. Aga muidu jah, ta võiks ära mahtuda 38 sentimeetrit platsi peale. No kui läheb suuremaks, siis pole midagi parata. Õpetajal on muidugi ka selle võrra raskem seda kaasa tassida, kui me kuskile näitusel lähme. Nii. Kindlasti peab siis sisaldama inspiratsioonimudelit, seda saab Ramoni käest. Tellimine toimub Sports for the Mind keskkonna kaudu, seda pärast näitan. Ja mudeliteks siis on nüüd, ongi, et Exploreri puhul on ta siis, kaks tükki koos juba. Tegelikult ma ei hakka seda lahti küsima, aga siin on nüüd 2 mudelit koos, siinpoolne on siis selline karussell, teine pool on siis energia salvestamise süsteem, minu arust on need juba väga-väga ägedad sel aastal, et ongi, et mul on 3 erinevat juhendit, 3 erineva asja jaoks. Kolmas on siis see tuulik, selline, mis siin pildi peal ka olemas, eks ole, on tuuliku külge on juhend, kuidas panna siis mootorit siia külge. Siin on külje peal praegu vänt. Kui ma vänta keeran, ma nüüd ei tea, kas see näha ka on, siis siit hakkab tegelikkuses tööle, ma siia panen, hakkab tööle üks kangimehhanism. Ja nii, võt. Ja tegelikult seda videos ka näha, et siit need energiaühikud kukuvad siis maha, et ta niimoodi vaikselt keerates siit, niimoodi näidata on keeruline, aga ühesõnaga siit tulevad niimoodi maha ja tuulik hakkab ilusti tööle. Nii, ja selle järel siis on see energia salvestamisega osakond siin, on siis nagu see osa. Seda saab ühendada siis karusselliga. Karussellil on siis see nii-öelda, ta saab keerama panna, aga kui me nüüd vabastame selle hoova, mis siin on külje peal, siis kõmse läheb alla, siin vahel on hammasratta, mis omavahel liiguvad ja me saame siin vinnastamata, siin alla tegelikult üks kang ka veel seda ära vinnastama. Kui ma lasen ta lahti, siis ta kukub alla ja teiselt poolt hakkab karussel siis ringi käima. Ehk siis me saame ka lastele näidata seda, eks ole, et kui meil tuult ei ole, aga me oleme selle momendil näiteks, kui tuult on selle nii-öelda ära vinnastanud oma selle energiasalvesti, siis tegelikkuses me saame seda pärast kasutada ka vaikse ilmaga. Et mulle isiklikult tõesti mudelid väga meeldivad. Siis on lisaks sellele loomulikult see inspiratsioonipakis on veel
umbes kilo jagu klotse lihtsalt ehitamiseks ka juures, kui kellelgi üldse Lego klotse ei ole. Et sellest saab teha päris kenasid asju juba, et ei pea üldse muretsema, kui ei ole midagi. Ja siis nüüd siis Discover komplektiga on meil kaasas siis selline väiketuulik ja siin ta lihtsalt käib, eks ole, ringi käega saab lükata. Siis on kaasas selline nii-öelda nagu ämblik. Seda on siis kujutletavad elektrijuhtmed, millega siis saab ühendada lõppkokkuvõttes siis selle kodu. Kodu on hästi vahva sellel aastal, siin on niisugused sahtlid kõik, mis käivad lahti, nagu tuplal, eks ole, nad ikkagi on, eks ole, on siin elektrilisi tööriistu täiesti, eks ole. Selle koha pealt ma ei oska öelda, mis see on, võimalik, et külmkapp, eks nad ise võtavad välja. Et iseenesest on tore. Ütleme nii, et nii palju ma küll natuke joriseks, et kui eelmine aasta oli see tuplokomplekti puhul ilusti nagu ära jaotatud, et kõik 3 osa, mis sai ehitada, olid enam-vähem võrdse ehituskeerukusega. Siis selle aastal ongi need 3, et seda osa nagu väga keeruline ehitada ei ole, aga seda kodu selle pildi järgi teha, nad on pildilised juhendid on neil, et neil ei ole selle pildiga, et neil ei ole sellist samm-sammulist juhendit, vaid neil on pilt lihtsalt, mis ütleb, et mis sa kokku pead panema, et tuuliku laps paneb kokku, eks ole, aga selle kodupilt on siis selline kõik korraga siin ja siin osa asju jääb nagu taha peitu, ütleme 3-aastase seda ikkagi kokku panna on natukene võib-olla keeruline, aga ma arvan, et juhende abiga kindlasti muidugi saab. Nii. Lego videod võib kasutada aga sellest ma kohe räägin ka, mis sinna juurde tulevad veel. Nii, inspiratsioonimudelite näiteid, siis siin erinevaid, siin ongi näha seesama alusplaat, mille peale siis see asi on pandud. Mina isegi, kusjuures ka kellel on varasematest aastatest need 16x16 plaate, ma olen proovinud ka sedasi teha, et ma olen nad kokku liiminud ühe aluse peale, et saada see 16 korda, vabandust, saada siis 30, ei 40, mis ta siis tuleb, aga see 40 nupuline 44 nuppu peaks tulema, et see alusplaat, aga samas jälle transpordi koha pealt lihtsam on nende väiksemate aluste pealt veel transportida, kui nad neid muidugi just ei laota oma vahel kõrvuti ja ei pane ühe väikse klotsikesega pealt kinni. Et seda peab siis ka vaatama, et lastele võib õpetada seda, et kuidas seda asja teha. Nii, ma nendele küsimustele, mis praegu tulnud on, vastan pärast poole, selle kohta on eraldi slaid. Nii. Siin on nüüd mõne aasta tagune loomade inimeste koostöö projekt. Mesipuu oli siis siin see kohustuslik ülesanne, aga siin on siis tehtud mootoriga liikuv mesilane. Ei pea midagi väga keerulist tegema, midagi väga suurt tegema, see on ka täiesti okei tulemus siin. Nii, siin on natuke võib-olla keerulisem, siin on juba maa-aluseid või veealuseid tegelasi ja siin on nüüd näha ka see, et on kasutatud siis video ühte siin paremal pool servas ja samas tegelikult siin vasakul pool servas on näha ka juba siis see mitte kontroller, vaid akupakk, mis siis arvatavasti paneb käima ka siin teisel pool oleva mingisuguse osa, mis hakkab keerlema, siis siin on mootoriga midagi ühendatud. Nii, siin samamoodi on näha, et siin on lihtsalt mootoriga pandud siis see mesilane, mis hakkab ringi liikuma ja ülejäänud on siis juurde ehitatud veel lisaks, siis, et on niisugune veealune maailm ja tehtud mesilased, et uurite siis, kuidas mesilased meie maailma meie ümber mõjutavad. Siin on nüüd üks aasta oli meil siis teemaks liikumine, liikumismängud, kõik muu asi, et siin on nüüd siis näha üks mudel, kus on ees siin paremal servas on siis see mudel, mis tuli ehitada, trenažöör, ülejäänud on siis laste enda välja mõeldud, kes seal hüppab siin batuudi peale, kes laseb liumäest alla ja muid siukseid asju, et niisugune vahva mänguväljak on nii-öelda tehtud. Jällegi see veidi suurem mänguväljak ja loomulikult igal aastal on oluline ka see, et kuidas me ratastoolis inimesi kaasame. Ma kusjuures polegi tähele pannud, kas selle aasta mudelites ratastool on. Ma kahtlustan, et on kindlasti, sest teil on väga-väga oluline Lego puhul on see, et see kaasamine, jah, ongi ratastoolga, et see kaasamine oleks kindlasti olemas ja et me mõtleksime nii-öelda kõikide inimeste ja kõikide laste peale, siis kes meil toimetavad ümberringi. Nii, mis siis mudelit liigutab? Võib olla video 1 või video 2 robotikomplekt, võib olla Power Functioni baaskomplekt, võib olla Power Functioni akupakk ja M-mootor või mis iganes muu mootor, mis akupakkidega töötab. Võib olla Spike Essential, võib olla Spike Prime
ja mina olen isiklikult käinud ka EV3-dega, sest mina teen osades koolides ka kolmanda-neljanda klassi segagrupp ja nemad siis toimetavad seal vastavalt siis sellele, kas nad tahavad võtta Spike Prime'i või Spike EV3 ja kuna nad veel võistlemas suuremate võistlusel ei käi, siis seetõttu, aga nad õpivad juba EV3, seetõttu me oleme lasknud neil EV3-ga ka minna. Ei ole keegi midagi pahasti ütelnud. Pigem on oluline see, et lapsed saavad näidata oma töö tulemusi, et nad saavad õppida ja areneda ja see on nagu see kõige olulisem asi, et ongi kõik tegelikkuses puust on lubatud, mis meil seal veel motoriseeritud asjad on. Praegu mul ei tulegi rohkemat meelde. Kõik Lego motoriseeritud programmeeritavad asjad võiks olla. Ta võiks olla programmeeritavad, power functionid tegelikkuses ei ole, aga kui mitte midagi muud ei ole, siis sobib see ka. Nii. Lisaks sellele me teeme selle mudeli valmis, eks ole, või selle oma idee teostuse, me teeme nagu väikese prototüübi tegelikult oma sellest maailmast, eks ole, kus me kavatseme oma mingisugust ideed lahendama hakata, et ongi see prototüüp, mis osa tegelikult võiks ka lastel olla, see on oluline, mida võiks tunnis tutvustada ja rääkida. Siis me tegeleme aga uurimustööga ja seda uurimustööd on niisugune hea ja lihtne teha plakati vormis ja selle plakati peal saab tutvustada siis nii oma ideed kui ka oma meeskonda siis. Jällegi hästi oluline, panen südamele, palun laske lastel teha see asi ise valmis. Jah, juhendaja võib teha lastest pilte, juhendaja võib pildid välja printida, aga see, kui on välja trükitud tekstid plakati peal või on õpetaja kauni käekirjaga kirjutanud siin ilma kirjavigadeta tekste, siis see tegelikkuses ei ole see, mida oodatakse. Oodatakse laste enda tööd. Ükskõik, kui koledate varese jalgadega, ükskõik, kui jõudsate kirjavigadega see seal on, see on nende enda tehtud ja see on see, mis need autosustab, sest muidu me anname meile selle signaali, et ma ei pea mitte midagi tegema või minu eest tehakse töö ära ja ma saan ikka auhinnatud. Et see ei ole tegelikkuses see, mida oodatakse sellelt ürituselt. Nii, plakatile nõuded. Uurige. Esimene osa ongi uurimustöö ja selgitada, kuidas te õppisite, kuidas te uurisite, mis on teie teema, näiteks millist kohta te tahate elektrifitseerida, kus te tahate elektrit kokku hoida, mismoodi teie asutusi, mis iganes kohti siis ka välja valitud ei ole, kuidas see elektrit saab, kuidas see elektritranspordi ahel teil töötab ja räägite ära selle probleemi, ja see ongi see probleemi, ütleme, vaid siis sõnastate ära selle oma töö, esialgse teisi, mida te teete ja räägite ära ka selle lahenduse, kuidas see asi siis toimib. Paari lausega ei pea kirjutama sinna pikki traktaate või Wikipediast mingid artikleid välja printima. Siis natukene võite paari lausega panna sinna seda, et kui palju te muutsite oma mudelit, kuidas te programmi koostasite, kuidas te katsetasite. Võite kleepida plakati peale oma programmist pildi täiesti vabalt või lapsed joonistavad ise. Selle mõttes, mina olen lasknud neile ka ise joonistada, sellepärast, et läbi joonistamine annab neile kaasa selle, et nad mõtlevad ise läbi selle, mis nad tegid. Tulevad täiesti loetamatud tekstid sealt vahete vahel ka, aga ei ole hullu. Lisaks sellele on ka, et kes läheb mitme meeskonnaga, teil on omal palju lihtsam, kui plakati peal olemas see laste programm, sest et te võib-olla ei suuda meeles pidada või teil on vaja ühte tahvelarvutit anda mitmele meeskonnale vahepeal, et siis nad saavad ükskõik millisesse tahvlisse võtta koheselt selle asja ja teha koha peal selle programmi mudeli uuesti valmis ja kõik töötab. Et selle koha pealt nagu kindlasti julgustage lapsi neid asju sinna plakati peale dokumenteerima, sellepärast, et see plakat tuleb ju nendega kaasa, neil on sealt pealt väga lihtne ja hea vaadata asju. Ja siis kolmas osa on natuke oma meeskonnast rääkida. Ongi, kas sinna tuleb mis meeskonna pilt või nad joonistavad ise igaüks oma mingisuguse kriipsujukku sinna endast, panevad kirja, mis su nimi on, paned kirja, milles sa hea oled näiteks, paned kirja, mida sa meeskonnas teed, kes on seal meeskonna naerupall ja kes on seal meeskonna mingisugune ehitaja ja naerupall näiteks või kes on seal jube hea klotside otsija ja teiste toetaja või kes on seal probleemide lahendaja. Mida iganes sa saad endale iseloomustuseks öelda või sa oledki suurepärane spagaatide tegija, mine sa hullud ja millises olukorras see vajalik võib olla, eks ole. Et tuuagi välja iga lapse see asi, mille üle ta enda üle uhke. Miks ta enda üle uhke, mida ta arvab, et tema kõige paremini suudab teha, et selle võib näiteks sinna peale panna ja kusjuures see peab üldse robootikaga seotud olema. Midagi sellist, mis on tema jaoks oluline, et mina oskan seda asja väga hästi. Ja siis natuke võib-olla sellest, mida ma siis meeskonnaks teinud olen ja mis minu ülesanded olnud on. Nii, siin on nüüd plakatid erinevaid näiteid, et siin on nüüd näha see trükitud tekst, et endiselt, et ma saan aru, et tekstid, kui ma õieti mäletan, olid sellel meeskonnal vist pandud sinna küll niimoodi, et nad olid ise selle teksti välja mõelnud õpetajale ja ära trükkinud, aga endiselt palju parem on see, kui lapsed selle ise välja kirjutavad sinna.
me laseme neil seda käekirja kas või harjutada selle läbi, eks ole, et jällegi kasulik igatepidi. Ja siin on näha ka joonis, mille nad on teinud siis oma meeskonnaga, et kuidas see nende keskmises osas siin, et kuidas see nende asi töötab, et jällegi, kui nad selle läbi joonistavad, nad mõtlevad selle enda jaoks juba ka korra niimoodi läbi, et nad oskavad seda asja ka esitada pärast teistele inimestele palju lihtsamalt. Nii, plakati suurused on ette antud sellisena. Mina ütleks, et niisugune 3A3 võib-olla oleks niisugune isegi päris hea või isegi sutsu suurem, sinna peale mahub päris palju asju ära. Need mõõdud tegelikkuses on võetud Ameerika mõõtude järgi, sest Ameerikas müüaksegi spetsiaalselt kontoritarvete poes niisuguseid plakati aluseid, kuna sealsetes koolsides on väga palju selliseid just oma tööde presenteerimist, siis ongi elu seal väga lihtsaks tehtud ja selle tõttu need mõõdud ka sellised on. Nii, eks sisaldab meeskonna infot, hea oleks meeskonna pilt, aga see pildi peale oma fotona, see võib olla ka ise joonistatud, sisaldab infot uurimuste teema kohta, infot mudeli kohta ja põhiväärtuste järgimise näited siis ka, eks ole, ja laste tehtud juhendaja abiga, ehk siis ongi see, et kui juhendaja kirjutab tahvli peale, et siia tuleb teie meeskonna nimi üles, siia tulevad teie meeskonna liikmete nimed, siia kirjutab projekti kohta oma mingisugused 2 lauset, siis see on see, mis juhendaja osa on, ülejäänud siis juba lapsed teevad ise. Nii, jällegi siin siis plakati näited, et mina ütleks, et mulle isiklikult see plakat meeldib tunduvalt rohkem, sellepärast, et siin on näha, et lapsed on ikkagi natukene ise vaeva näinud. Ja need on nüüd meie plakatid, mis me tegime koroona ajal, et siis me jagasime kojuga siis nende teadlase töövihikust lehti ja siin nad siis tegid igaüks kodus siis oma põhiväärtuste kohta siis arusaamine, kuidas nemad neid kasutavad, neid põhiväärtusi näiteks või kus kohas nad kasutavad. Ja siin on ka näha meeskonna logosid, et sellel meeskonnal siin on tekkinud lausa 3 logo, üks on siin see punane serva, siis see kilpkon lillekesega üleval veel üks, et me õppisime siis kasutama ka ühte logode tegemise programmi, kuna oli distantsõppe, siis meil oli vaja arvutites läbi Zoomi mingeid ülesandeid teha, et siis need lõpuks jõudsid ka sinna plakati peale, aga nendeks meeskonna logo ise joonistada plakati peale väga äge tegelikkuses ka. Ja siin kindlasti tuleks lastele rääkida ka meeskonna nime valikul. Hästi oluline oleks vaja lastele ära rääkida see, et mis on intellektuaalne omand ja mis on milliseid nimesid me võime kasutada ja milliseid nimesid me ei või kasutada. Et kui me paneme meeskonna nimeks ikkagi Minecraft, kas see on okei või ei ole, või kui me tahame seda nime kasutada, siis kas selle nime puhul me peaksime kellegi käest eelnevalt luba küsima või ei peaks. Et tegelikkuses see on väga oluline asi, mida lastel juba varakult aru saada, mitte sellepärast, et nemad võivad kellegi mingisuguseid asju ära võtta, vaid pigem see, et nad oskavad oma asju kunagi tulevikus kaitsta. Et mida nad selle jaoks tegema peavad, et nad saaksid aru, et mitte ei ole ainult asjad, ei ole need, mida omatakse, vaid tegelikult omatakse ka ideesid. Nii, siin on veel mõned näited, et ongi täpselt nii, kuidas tuleb, niimoodi need asjad plakati peale lähevad. Mõni meeskond teeb tõesti super selliseid kaunilt kalligraafilisi asju, aga poiste meeskondade puhul tulevad need joonised, nagu nad tulevad ja tulevad need kirjavead, nagu tulevad, aga mina olen alati olnud neile väga tubli, te olete selle asja ise teinud. Nii, siin on vana info. Sellepärast, et ei tea, minul ei ole selle kohta infot. See on 2020-2021 aasta hooaja info. Siin oskab võib-olla Raman natuke täpsustada, et tegelikult ülemaailmselt on neid meeskondi väga-väga palju. Discovery's siis natukene vähem, Explorer on niisugune keskmine tase. Mina ütleks, et Explori koha pealt mina selles numbris kahtlen, ma arvan, et see võiks ka täiesti vabalt üle 10 000 olla. No, arvatavasti nüüd jälle hakkab kasvama, sest et vahepealne koroona tegi ikkagi päris kõva niisuguse öökülma meil siin, ma ütleksin selle kohta, et väga palju meeskondi kadus ära, aga need numbrid järjest kasvavad, et siin Eestiski vanasti oli meil Tallinnas 4 või 6 võistlust, Tartus oli 4, Saaremaal vist oli midagi ja kuskil oli veel, et ühesõnaga juba nende väikeste võistlusi või näitusi, vabandust, oli meil väga-väga palju. Ja siis challenge on siis järgmine tase, et seal meil samamoodi, et kui sellel aastal oli meil siis lõppkokkuvõttes 2, 3, 4 üritus, siis vanasti oli meil need kokku Tallinnas 2, Tartus 1, Võrus 1, Saaremaal 1, Haapsalus 1 ja üks oli veel, 7 ühesõnaga tegelikkuses, eks ole, ja kõik olid nad suhteliselt täis, nii et
arenguruumi uuesti tagasi sinna, kus me enne koroonat olime, on veel päris palju. Ja siin on siis alumine rida näha ka veel seda, et ongi, me ei tea veel palju meil sellel aastal kohalikke näitusi tuleb. Sel aastal me kindlasti tahame teha need näitused ikka sellised, et lapsed saavad mitte virtuaalselt, vaid ikkagi koha peale minna ja teha. Ja üks meeskond saab minna esindama ka World Festivalile. See toimub meil siis kas Houstonis, Ameerikas, ja kellel on siukseid ägedaid lapsi, soovitatavalt võiks need olla 1. kuni 2. klass. Nad ei pea inglise keelt oskama kusjuures. Ja võiksime, ja on vanemad, kes on nõus selle triki ette võtma ja minema. Tõsiselt soovitan, see on väga äge, väga hea kogemus alati nendele lastele, kes sinna lähevad. Et meie oleme ühe korra käinud ja need lapsed olid meil siis vanuses lasteaia viimane rühm, ehk siis saanud 6-ks. Siis oli meil üks saanud 7-ks just paar päeva tagasi ja üks oli siis meil 2. klassi lõpetaja või lõpetamas 2. klassi, et mitte keegi neist inglise keelt ei osanud, tagasi tulles oskasid kõik juba natukene. Koha peal ei pea oma tööd inglise keeles küll tutvustama, aga meie siis vanema meeskonna abiga, kuna me läksime 2 meeskonnaga, siin alumisel pildil on tegelikult 2 meeskonda koos, on juunior ja on ka siis see suuremate meeskond challenge. Et nemad siis aitasid tõlkida nende väikeste tööd inglise keelde ümber ja tulime tagasi sealt ka siis väikese karikaga ehitamise eest. Ja see on väga kihvt tegelikkuses kogemus, et kui kelle võimalust kindlasti minge prooviga, et selle jaoks tuleb Ramoniga ühendust võtta. Ja siin on siis mõned pildid veel siis sellest World Festivalist. Et ta on formaadilt sarnane sellele, mis Eestis toimub, et sul on umbes pool päeva või natuke vähem siis oma töö tutvustamiseks aega seal kõigile läbijalutajatele, jagatakse kommi, nänni, pastakaid ja kõike muid asju ja lisaks sellele siis meeskond läheb, tutvustab ka kinnises ruumis hindajatele oma tööd, mitte hindajatele laua juurde, vaid seal siis lapsed oma tööga hindajate juurde ja lapsed võisid rääkida eesti keeles, vahel oli siis tõlk, oli see siis kas oma juhendaja või keegi teine vanemast meeskonnast, kes siis aitas lapsed siis õigele järele, tõlkis siis küsimusi ja tõlkis vastuseid siis teisele poolele ka. Nii. Ja nüüd siis teeks ära siukse, mõtlen tavalt, kui me oleme selle koha peal teinud, et kuidas siis ennast ette valmistada selleks ürituseks, et mismoodi hakata lastega pihta. Et natuke niimoodi naljaga pooleks võiks siis ju küsida lastega, et mis siis juhtub, kui ahvid elektri ära võtavad. Et see meil viimasel ajal on päris palju siukseid olukordi olnud, kus elekter kaob järsku. Et siis saaks ju mõelda, et okei, et ma siin õppida ei saa, ma lähen vaatan siis telekat, eks ole, näiteks. Aga kas ma tegelikult telekat vaadata saan? Või mingisugused muud siuksed huvitavad. Aga et okei, elektrit ei ole, ma siis lähen surfan netis, aga siis tuleb välja, et ruuter ka ei tööta, siis see vajab ka elektrit. Nii et selline väikene üheminutiline mõtteseadmine, eks ole endale, et mis siis saab, kui meil elektrit ei ole. Aga tegelikult siis tunnis ka, et kui sa pihta hakkad sellega, et siis mõtle selle peale, mis asjad sinu ümber vajavad elektrit. Kui palju me tegelikkuses oleme sõltuvuses elektrist, kas sa saad oma kodus teha sööki ilma elektrita? Mõni laps saab, aga enamus meist vist ei saa. Kas sa saad vaata multikat või õhtul raamatut lugeda või õppida, kui elektrit ei ole näiteks, eks ole? Või kas kohvik või pagaritööga saab tööd teha, kui elektrit pole? Või mida me üldse saame teha, kui elektrit ei ole? Et me oleme selles mõttes väga-väga sõltuvuses sellest ja me ei oskagi ilma selleta võib-olla enam elada. Nii. Ja siis ongi, et me siis uurimegi seda, et kuidas see elekter meie kodudesse jõuab või tööle jõuab, kus kohas me seda elektrit toodame, et Eestis, eks ole, meil on see põlevkivi energia hästi suurelt, aga tegelikult kas see on meile kasulik, seda saab lastega rääkida, kas meil on mingeid alternatiive sellele, me ehitame selle tarbimisahela, eks ole, näiteks teemegi, et meil on tuulikud, siis on kodu või pood või mingisugune tootmine, kus on elektrit vaja ja võib-olla sa leiad ka mõne koha, kus seda elektrit kokku hoida, eks ole, et mõtledki enda ümbruses, mida sina saaksid teha selle nimel, et meil energiat ei kuluks nii palju. Nii. Et siis ongi valida siis meeskonnaga siis üks põnevam või lihtsam või väljakutseid pakkuvam täiesti meeskonnast sõltub selline ülesanne endale ja proovida selle kohta veidi rohkem uurida ja proovida siis leida see lahendus või näidata ära, kuidas siis teie see probleem siis töötab, et kus see alguse saab näiteks elektri tootmine, kuhu ta lõpuks välja jõuab.
ja siia alla lähevad ju kõik need elektritõuksid ja jalgrattad ja elektriautod ja kõik põnevad asjad saab siia ka samamoodi alla panna, et ei peale. Ja loomulikult ei tohi ära unustada ka seda, et kes need inimesed on, kes siin töötavad, et tegelikkuses väga äge töö oleks ju näiteks tuulikute parandaja, sest tuulikute parandajal lisaks sellele, et ta peab elektrit teadma, peab olema ka oskus mägi ronida. Et seda tööd lihtsalt niisama ei lähe tegema, et mööda siledat maad kõnnin, eks ole, ühe posti juures teise posti juurde, vaid sa pead oskama sinna posti otsa ka ronida ja selle jaoks on eraldi koolitused ja 2 korda aastas nad käivad näiteks oma kvalifikatsiooni tõstmas ja õpivadki, kuidas neid rakmeid endale selga panna ja kuidas ronida mööda mingisuguseid poste ja mis siis juhtub, kui ma sealt alla kukkuma hakkan ja kõik siuksed asjad ka, et ongi, et see töö ei ole ju mitte ainult lihtsalt elektri tagasipanemine, vaid see on ka mingisuguste väljakutsetega seotud. Nii. Ja siis ongi järgmised tunnid juba, et ehitage see ja programmeerige see meeskonna mudel, see võtab vähemalt 2 tundi aega, kui on 90 minutised tunnid. Oleneb, kuidas oma seda ülesannet õpetajaga paika paneb, et mina tavaliselt võtan selleks puhtaks ehitamiseks kuskil 2 tundi aega, sest et pärast seda juba nad hakkavad kergelt ära vajuma. Katsetage, tutvustage teisele mudelit, tehke veel paremaks. Kindlasti tuleb see Superpoweri komplekt kokku panna, et jällegi, kuna meil meeskonnad koosnevad 2 kuni 6 liikmest, siis tegelikult seda tuulikut ja neid 3 asja kokku panna ongi väga hea meeskonnal, kui on 6-liikmeline meeskond, igaüks saab paari peale siis ühe juhendi ja paneb ühes tunnis näiteks ühe asja kokku juba. Ja mõelge kastist välja. Et siin all on ka üks pilt, et Lego klotsidest ei pea ehitama alati nupud ülesse poole, võib ehitada ka tagurpidi. Keegi ei keela, et andke lastele ainult vabad käed. Ja siis nagu ma ütlesin, et robotite puhul, mis iganes Lego robot see ka ei ole, kõik nad sobivad. Jagage õpitud teistega. Jällegi, et õpetage lapsi oma tööd tutvustama. Kes tegutsevad kooli juures või on kooli huviringid? Rääkige mõne õpetajaga, minge mõnda tundi, on see siis näiteks loodusõpetus kasvõi ja laske lastel esitleda oma tööd näiteks loodusõpetuse tunnis. Et nad saavadki teha ühe tunni ise. See esiteks õpetab neile seda, kuidas oma tööd esitleda, aga see muudab ka võib-olla tähtsamaks, et vot näed, vaata, mina sain siukest ja siukest asja ka teha. Et nad on kindlasti väga õnnelikud sellise asjale ka ja sellise võimaluse üle. Et ongi, seda sama asja ka saab ju jagada, et plakatiteks eesti keele õpetajaga veel rääkida, arutada, kuidas võib-olla veel parem oleks oma tööd esitleda ja osalege näitustel kindlasti ja kutsuge perekond, sõbrad ka vaatama, et näitusi võib teha ka ise oma kooli peale, ei pea lootma ainult neid suuri näitusi, mis siin üle Eestiselt tulevad. Ja väljakutse siis tule näitusele, et praegusel juhul Tallinnas me proovime leida ruume ja see võiks olla mai alguse esimene nädalavahetus, ma kohe vaatan, 6.7. Et siis prooviks teha Tallinnas 4 näitust. Praegu veel täpselt asukohta ei oska öelda, Proto mulle kahjuks vastanud ei ole, muidu oleks väga vahva seal Protost teha. Aga kindlasti mingisuguse koha me leiame. Kohe muidugi pean ära ütlema, et hästi tobe ja vastik nagu ma olen, et kuna mul endal sellel aastal on umbes 100 meeskonda, siis 2 üritust on puhtalt ainult minu meeskondade all. Aga kindlasti ma selle mõttes ei võta ühte üritust ära, et ma jaotan oma meeskonnad niimoodi hajusalt laiali võimalikult, et ikkagi kõigil oleks võimalus tulla sellel ajal, kui neil on sobivik aeg. Aga loomulikult on võimalik organiseerida veel lisaks üritusi ka sellel ajal, kui endale sobib, kindlasti kõigile see 6.7 ka ei sobi, võib-olla mõni tahab teha rohkem mai lõpus, võib-olla keegi tahab aprillis hoopis teha, et võib ka sedasi teha. Minul puhul on näiteks praegu juba ka, et kuna me eelmine aasta tegime kõik üritused koolides, siis osa koole on palunud, kas me ei teeks sellel aastal ka koolis üritust, ehk siis meil on Vestlomi kooliga juba kokkulepe, et 1. aprilli koolivahe eelsel päeval see saab olema siis nende koolis niisugune väikene paaritunnine üritus, kus siis lapsed omad tööd välja toovad ja kõik klassid saavad siis läbi jalutada ja vaadata, mida siis tehakse, pluss siis suuremad, kes seal käivad juba meil tegelevad sumarobotite ja muude selliste asjadega, siis seal 5., 6., 7. klass, et nemad saavad siis tutvustada juba nende suuremate robotite ehitamist ja nende tööd. Nii. Ja võib teha ka virtuaalseid näitusi. Et see oli meil siis see päris kõige hirmsam COVID-i aegne näitus, eks ole, kus oligi siis see, et
me tegime siis ainult virtuaalse näituse, kõik laadsid oma pildid üles, et aga sel aastal keegi pole öelnud, et sellist asja ka ei võiks teha, et täitsa lubatud. Et siin on nagu natukene suurem galerii nendest asjadest. Siin on need väiksemad näitused, mida ma olen siis teinud ka koroona ajal, et siuksed kas õues kuskil pargi pingi serva peal möödujaid said tulla vaatama või siis koolihoovi peal, et kõik variandid on olemas. Ja õpetaja väljakutse, et kui te olete selline sarnane minule, et siis pidage vastu, see ei ole üldse kerge, võin öelda, varuge banaanikaste, sest nendega on kõige lihtsam asju transportida ühest kohast teise. Ja neid on kõige lihtsam otsa panna ja alati tuleb lastele toonitada, et palun ehita nii, et sinu ehitis peab vastu transpordi koolist näitusele. Hea oleks, kui ka tagasi oleks samamoodi, eks ole. Aga minul on ehe näide sellest, jällegi, mida ma õpilastele alati nii-öelda räägin, on see, et mind on pidanud politsei kinni keset Tallinna linna ja põhjus, miks mind kinni peeti, oli see, et ma sõitsin liiga aeglaselt. See oli tegelikult isegi Tallinna linn, see oli Saku ja Tallinna vaheline tee, suhteliselt auguline ja ma sõitsin 90 alas 80-ga. Ja siis, kui nad mind kinni pidasid, ma siis otsisin tükk aega teeservas enam-vähem siledat kohta, kus auke ei olnud. Ja seisma jäin siis ja ütlesid mulle, et aga miks te nii aeglaselt sõidate? Ma viitsin oma pagasnikule, et vaadake, mul on seal nii palju asju, ja need on väga õrnad. Ja selle peale palutiks edasi öelda, et edaspidi palun öelge lastele, et õpetaja ei tohi liiklust takistada oma sõiduga ja peab ehitama nii tugevad asjad, et katki ei lähe. Ja loomulikult on jälle see, et kui nad näitusel jõudes katki on läinud, siis meeskonna ülesanne on see kiiresti uuesti kokku ehitada ja see jällegi õpetab meeskonda koos tegutsema ja igasugusteks ootamatusteks ette valmistama. Sellepärast, et võib juhtuda ka selliseid olukordi, näide nüüd elus sõnasest suuremate võistluselt, kus meeskonna prototüüp oli pandud ilusti koridori, et õhtul, et hommikuks kaasa võtta, näitusele viia, aga kuna see prototüüp oli siis teibi ja tatiga kokku pandud, siis vanemad arvasid, et see ootab seal prügikasti viimist, sest külalised olid kohe-kohe tulemas ja viskasid laste prototüübi prügikasti. Seda enam sealt hommikul kätte ei saanud ja selle peale siis oli vaja esimese poole tunniga, mis me siis näitusele jõudsime, ruttu uus prototüüp teha. Õnneks oli nii teipi kui tatti olemas. Et igasugused väljakutsed sellises olukorras on teretulnud ja mis muidugi hästi oluline ongi see, et kõik need väljakutsed on meil tegelikult ju laste jaoks kontrollitud keskkonnas. Mitte midagi halba ei juhtu, kui sa selle väljakutsega hakkama ei saa, kui midagi läheb viltu, keegi sind koolist välja ei viska, mingisugust füüsilist karistust ei järgne, keegi ei karju, ei röögi su peale, vaid tegelikult on kõik väga hästi ja sina oled tubli, et sa oled saanud oma asjadega hakkama. Nii, meie missioon siis ongi moodustada see kuni 6-liikmeline meeskond. Mõelge välja, mis elektri tootmise viis siis kõige põnevam on, kelle jaoks elektrit toodate. Ja see ongi esimene ülesanne võib-olla lastele 5 minutit. Et nad hästi kiirelt siis paneksid paika, sest kui te annate neile ka liiga palju aega, siis läheb see asi nagu mokalaadaks lõpuks kätte ära. Nii, meil on olemas ka sellise asi nagu meeskonna kohtumiste abimees. Ehk siis meil on olemas planeeritud 12 kohtumist. Ta on töövihikuna ja see aitab siis paremini lastel hakkama saada ja aitab ka õpetajal võib-olla leida mingisuguseid neid ideid, kuidas oma tundi üles ehitada. Seal on siis nagu soovituslik ülesehitus endale tundidele, et mida siis teha ja nad on umbes 60 minutit või siuksed, ütleme saab ka 45 minutiga hakkama, et võib-olla meie jaoks või Eesti õpetajate jaoks on seal kohati mõningaid selliseid asju, mida me oma tundides ei kasuta või meie jaoks liiga lihtsalt ka. Nii, ta algab siis lühikese ülevaatega, annab siis need materjalide nimekirja, kirjeldab õpitulemusi, mis võiks tulla siis valgustab, mida on vaja ette valmistada ja annab siis selle ülesande, seal on natuke lugemist, seal on natuke tegutsemise juhendid, eks ole, et ta on niisugune lihtne. Ja minu jaoks kõige olulisemad on need meeskonna kohtumise raamatuse lõpupoole 10-11 juhend, et meie meeskond ja see aitab väga hästi teha plakatit tegelikult just seda intervjuu mängud, eks ole, et kuidas, mis on minu meeskonnas, mis su hobid on, kui vana sa oled, mida sa hooajal õppisid, mis oli sinu roll meeskonnas, mida sa mudeli juures tegid, et seda osa nagu niimoodi mõnusalt siis nende meeskonna kohtumiste abimeestega saab teha sealt väga kenasti. Ja loomulikult siis see
et me tutvustame oma tööd teistele, et mängige kas või tunnis ühes läbi see, et üks meeskond on nii-öelda tunnustajad, kes tulevad tööd vaatama ja teised siis räägivad, mida nad tegid. Nii, aga ma vahepeal näitan siis ära, ma ei tea, ma räägin selle lõpuni, ma näitan ära kõik need materjalid, kus kohas nad on. Nii, ehk siis see on ju siis see Discover programmi komplekt siin ka, et siis ta oleks nagu siis sarnane Explorerile, aga ta on lastele mõeldud, seal plakatit ei ole vaja teha. Nad lihtsalt nii-öelda tutvustavad oma asju. Tupleklotsidest koosneb see, seal on ka kaasas siis 6 klotsi mängude jaoks 6 erinevat värvi tupleklotsi, mida saab siis kasutada. Ja selle näituse ülesehitus on siis natukene lihtsam ja seda saab siis teha kas tunnis või oma lastearühmas ja sellest räägime ka natuke aja pärast uuesti. Mida ma tegin siis robootikakooliga pilootprojektis? Võtsime osa, siis tegime Saku Tarekeses lasteaias seda, kus oli kuskil 200 last ja viimased 2 aastat oleme teinud ka Kiili lasteaias, kus on 250 last. Et iga rühm ehitas kas siis Discover või Explorer mudeli, jagasimegi ära, et kuna seal on need ilusti raamatute kaupa, et siis kas tegime seal 4 meeskonnad või 6 meeskonnad, paari peale tuleb siis see juhend, lapsed panid selle asja kokku ja ehitasid rühmades need mudelid valmis. Seejärel oli siis võimalik teha näiteks õpetajatel ka seda, et mingisuguse kunstitunnis näiteks veel joonistada mingi pilt antud teemal, eks ole. Ja seejärel siis oli kindlaks määratud päev, kus igale rühmale antud siis umbes pool tundi või 45 minutit olenevalt rühmast, väiksematele natuke vähem, suurematele rohkem oma aeg, kus siis terve rühm tuli lasteaiasaali. Iga laps sai selle alusplaadi, selle 16x16 plaadi ja võis ehitada siis sellesse linna, mida me siis kõik koos, kas siis Puumilinnas arendasime või kus me siis mängisime või sellel aastal, eks ole, kuhu me siis elektrit hakkame tootma, et sellesse linna siis erinevaid ehitisi ja nad pärast sai siis mulle rääkida. Me panime kõik üles sinna lasteaiasaali, mitte midagi ära ei lammutanud, kuni kõik rühmad olid ära käinud lõpuks õhtuks ja siis vanemad tulid veel õhtul koos lastega vaatama, lapsed sai siis nii-öelda tutvustada, kus on tema töö, mida nad tegid. Need baasmudelid jäid ka sinna kõik ülesse ja siis selline üritus pluss siis, et iga laps siis sai ka oma isikliku medali sealt, et see oli siis selline nii-öelda väiksematele mõeldud üritus lasteaia jaoks. Nii, ja Discovery ürituse meeles pea, et ta kindlasti ei tohiks olla pingelastele ja me saame neid erinevaid arutlusid siis erinevates tundides ka teha, kunstitunnis, nagu ma ütlesin, et pilt, eks ole, näiteks elektri tootmisest eesti keeles kirjeldada, kes elektrit kasutavad, me saame harjutada seda nii-öelda rääkimise poolt. Loodustunnis näiteks taastuvenergia võimalustest rääkida, et miks pärast üks energialiik on parem kui teine võib-olla. Liikumise tunnis me saame ka kusjuures tegelikult seda kõike kaasata, et kuidas sina energia toodad, et kui sa lähed sööd 2 võileiba ära, siis kas sa jaksad sama kaugele hüpata, kui sa sööd ära kausiga ära putru. Ja mis asi on energiajäävuse seadus, et kui ma jalaga palli löön, et mis siis selle palliga juhtub ja miks tema siis edasi liigub. Et tegelikult ka see ju on energia ja seda kõike me saame nii-öelda lastele tutvustada läbi selle mängu ja kindlasti see suur üritus ja ära unusta lõpus teha üks suur kena patsulöömise rivi, et kui kõik on medaleid kaela saanud ja tibutantsu loomulikult võib ka tantsida, et oleks lõpus ja vahva lõpus. Nii, ja nagu ütlesin, siis need 6 klotsi on seal ka, et pärast siis Nutivõluri kodulehelt, kes soovib, võib minna vaadata ka need 6 klotsi mänguminutite instruktsioone ja juhendeid, et need on ka väga vahvad, et panna lapsed siis liikuma ja natukene nuputama võib-olla ka. Nii, siin on mõned lingid. Mina alati näitan oma lastele inspiratsiooniks disainiprotsessis seda lennuki ajalugu, et tegelikult ei olnud Bernard Wrightid mitte üldse esimesed, kes lennuki leiutasid, vaid igasuguseid lennukeid, helikopterid ja muid selliseid lendavaid asju on üritatud teha väga-väga palju. Ja millismoodi siis neid erinevaid variante siis katsetatud on, kas nad välja tulnud on ja kui hästi nad välja tulnud on, see on juba ise küsimus loomulikult, aga nalja on nabani loomulikult seda videot vaadates ja tasub siis nii-öelda vaadata ja lastega arutada ka, et kas kõik asjad peavad kohe algusest peale hästi välja tulema või tegelikult võibki teha algusest midagi väga hullu ja siis tuleb ühel momendil välja, et see hull idee päriselt ka töötab ja me saamegi seda
kasutada. Nüüd siin alla on veel kõige viimane link on siis see, kui kellelgi on legoklotse puudu või kui on kellelgi puudu oma robootika komplektist mingisuguseid olulisi juppe, siis BrickLink on see koht, kus saab tellida klotse ühekaupa. Muidugi peab jälgima, vaatama seal, et mis ta natuke ostab moodi, et seal on igal klotsimüüjal on oma isiklik pood. Jälgige kindlasti seda, et oleks Euroopa Liidus, sest muidu te peate hakkama tolli maksma ja siis postikuludega peab ka arvestama loomulikult, et siis kas kamba peal on kokku kombineerida, et kellelgi on midagi rohkemat puudu või siis ongi, et sa avastad juba, et aga ma tellin igaks juhuks näiteks suuski endale rohkem juba, sest ma tean, et need suusad kipuvad meil kergesti ära kaduma või kette ja siis saabki näiteks selle 5 eurose miinimumtellimuse summa näiteks täis, kui mõnel poel peaks olema. Nii, FLL-i näitused. Nagu ütlesime, proovime neid teha. Tartus Ahhaas, Ramon arvatavasti teeb ka. Tallinnas me leiame ka kindlasti kohad. Tallinnas meil, ma ei tea nüüd, Natalja suure tõusuga üritab teha ka venekeelset näitust. Mina teen eestikeelset näitust, vähemalt üritan teha. Ja selle jaoks, et üldse nende näitustele osaleda ja saaks ennast registreerida, tuleb meeskonnad registreerida sellisesse kohta nagu Sports for the Mind. Sinna tuleb kasutaja luua, kellel ei ole veel kasutajat, siis seda saab teha seal. Kellel on, aga ära unustanud on, siis Ramon kindlasti aitab selle. Saab selle siis sealt niimoodi Ramoni käest kätte. Nii, veebileht on eestikeelne täiesti meil olemas ja firstlegoleague.ee. Nii, ja see ei ole mitte tänan, vaid nüüd ma jagan teiega järgmist hakent. Nii, ja võtan nüüd lahti. Ma muud sest räägin juurde, et firstlegoleague.ee on nagu selline landing page, et sealt tegelikult alguses tuleb valida, siis millist programmi sa nagu näha tahad. Ja Explore'i materjalid võiks seal mingid juba olemas olla, pidasin pole veel lisanud, aga siis cover materjalid tulevad siin õige pea. Et lehekülg ise näeb välja selline, et siin ongi järjest panusrühmade kaupa Discover, Explore ja Challenge. Meid praegu huvitab siis kõige rohkem see Explore'i osa, et vajutan siia keskele nupu peale ja siin on nüüd olemaski 2 linki. Infosüsteem ja käesolev hooaeg. Ma võtan selle infosüsteemi praegu kõrval uues lingis lahti ja lähen käesoleva hooaja peale siit. Siin on nüüd olemas selline asi nagu väike tutvustus selle aasta kohta ja komplektid, eks ole, kus seda tellida saab, on üle kirjutatud. Ja siis on siin veel teadlase töövihik ja meeskonna kohtumiste abimees. Et need on siin nüüd sellised PDF formaadis dokumendid. Teadlase töövihiku võib välja printida, sest et see mingil määral aitab võib-olla, kes tahab teha sellist akadeemilisemat tundi, aitab lastel siis rohkem nii-öelda seda oma tööd kirjutada. Siin saab, eks ole, need samad meeskonna põhiväärtuste kohta, et need lehed, eks ole, ilusti kätte saab esimesel kohtumisel siia kirjutada, eks ole, et kuidas ma kasutan energiat ja nii edasi, et tõesti on niisugune töövihikuna kasutatav materjal. Siin on, eks ole, et mis ma tegin, kuidas ma tegin, kus on ja pärast hakkas ta meil hakkima, nagu ikka. Täitsa lõppu välja. Ja meeskonna kohtumiste abimees on siis tegelikult nagu mõeldud õpetajale rohkem, et siin juba räägitakse siis täpsemalt seda, et mida ja kuidas siis õpetaja tunnis siis käituma peaks, mida ta endaga kaasa võtma, eks ole, mida sa mingisuguses tunnis ehitad ja nii edasi. Minul näiteks on see, et ma tuuliku ja siis energiasalvestusmudeli ja karusselli ehitan kõik korraga esimeses tunnis, mitte jaotan neid mitme tunni peale ära. Seepärast ongi, et kuna mul on meeskonnas 6 liiget näiteks, eks ole, siis ma ei hakka ju 6 liikmega ühte mudelit ehitama, et see oleks nagu niisugune kergelt nagu naljakas. Et siis ma ikkagi tõmban neid mingisuguseid asju nagu rohkem kokku ja kontsentreerin nagu rohkem ära. Et siin on jah siis need erinevaid õpetajale vajalikke ja abistavaid ülesandeid ja lahti seletatud rohkem, et mis, kus, kuidas sa saad seda
eks ole, või need karjäärivõimalustest siin ka samamoodi, eks ole, et ta aitab nagu päris palju ja suurelt. See on ka, siin on see matt, eks ole veel, et tegelikult nad isegi tänapäeval, nad isegi eeldavad seda, et ehitate oma selle töö, selle aluse peale, et siin on ka, et see alus on niisugune paberist on kaasas, niisugune päris suur. Mina isiklikult, kusjuures siia peale väga ei viitsi ehitada, sest et minu arust see piirab laste natuke loovust või niisugust fantaasiat. Aga noh, kes tahab jällegi, see on ju täiesti kasutatav ja võimalik, et keegi pole öelnud, et ei tohiks. Et ta on siin olemas ja kõik see materjal siis, eks ole, meeskonna plakatina, et siin on ka, et näidisteemadeks, kas iga laps kirjutab sellesse ruudulisse sellesse välja oma mingisugused infod, pärast kleebime kõikide info ühe plakati peale kokku, et see oleneb juba täpselt sellest, kuidas õpetaja tahab, kuidas lapsed ennast kõige paremini tunnevad, et kasutage neid materjale. Lisaks sellele on Ramonil tegelikkuses olemas ka PowerPointi esitlused. Ma näitan pärast lõpus, muidu jagan mitut ekraani vaheldumi, siis läheb keeruliseks. Et ühesõnaga, see on ka 2 materjali lastele ja õpetajale. Nüüd registreeritud keskkond, kus kohas me saame kõiki materjali tellida, on siis Sports for the Mind. Siia te logite sisse, valite siis selle õige osa, meie jaoks siis Explore on ta ja inspiratsioonipaki tellimine tuleb siis ilusti siit ostukäru alt. Siit on juba näha, ma olen midagi tellinud, aga uus tellimus siit saab. 10 kaupa saab neid tellida. Kui on rohkem kui 10 vaja, siis võtke Ramoniga vist otseühendust, et siis on natuke lihtsam. Ja arvesaajad kindlasti siis siia paika, eks ole, ja kas te tahate postiga saada, siis postimaks tuleb väikene juurde sinna veel ka. Et selle ka arvestama. Nii, nüüd oma meeskondi, kas ma nüüd läksin, olen koha peal. Oma meeskondi, siis te näete ka siin minu meeskonnad all. Jällegi siit lisate meeskonna, mis iganes nimidega ei ole. Robokaru näiteks ja siin on Robokaru robootika kool näiteks, mingisuguse telefoninumbri ka ja salvestate ja siis te saate hakata siit lisama meeskonna liikmeid, eesperäga nimi. Siin on nüüd oluline asi. Õpilane on õpilane, juhendaja olete teie ja siin on ka fännid. Fänniks võib panna ja mina tavaliselt olen seda väga ära kasutanud lapsevanema, kes tuleb meeskonnaga kaasa ja kes aitab teid seda meeskonda nii-öelda hallata, sest teie olete see nii-öelda tehniline tugi sellele meeskonnale. Teie teate, kus kohas on, mis kell peavad olema. Teie saate ajata neil tahveruti probleemidega, roboti probleemidega, kõige muude probleemidega. Aga kui te peate samal ajal tegelema näiteks sellega, et kus kohas on WC, ma tahtsin süüa saada ja muud sellised asjad, siis te enam ei jaksa. Ühe meeskonnaga võib-olla veel 2-ga läheb juba keeruliseks. Et kindlasti palun võtke kaasa endale vähemalt üks lapsevanem ja pange see kohe, kui te saadate vanematele infot laiali, kirja ka sinna, et üks vanem tuleb kaasa ja meeskondade muidu kaasa ei võtagi, kui üks vanem kaasas on, kes tuleb, aitab teid meeskonna haldamisel, kes korjab selle meeskonna näiteks ka seal võistlusele või näitusele minnes kokku ukse taga, nad tulevad kõik koos sisse ja tema siis juhatab need laua, teie ootate juba seal ees, näiteks mudelite ja muude asjadega. Mõni õpetaja isegi on nii kaval, et ta annab selle vastutavale vanemale kaasa ka selle mudeli, ise tuleb käed taskus kohale. Mina pole seda teinud, sest et lapsevanemate kokkuajamine keset tööpäeva on päris keeruline, et siis ma saan hakkama sellega, et mul on kodus vahepeal saunas 100 meeskonna banaanikastid. Nii, ja siis on sugu ja sünnipäev, eks ole, siis te salvestate siin selle, ma siit panen, eks ole, näiteks iseenda, panen ennast siia kirja, et siis ma ilmun siia ka ja meeskonna liikmeid siis tuleb siia ka 2 tükki panna ja kui see on tehtud, siis saab hakata turniiridele registreerima. Turniire praegu ei ole, sest et meil ei ole praegu ühtegi veel kindlat kellaaegade kuupäevadega olemas, sest et ruumidega on nagu on, eks ole. Aga nii kui me need teada saame, me siia üles paneme, aga selle jaoks oleks mõistlik, et teil oleks juba meeskonnad registreeritud, et me näeksime ära, et palju meeskondi üldse on, palju me neid üritusi tegema peame, et see annab nagu selles mõttes üks kindlustunde. Nii, see on siis Sports for the Mind. Nüüd paar tutvustavat videot tegelikkuses on meil ka täiesti olemas Legol endal ka, et tal on olnud natuke paremad videod varasematel aastatel, kui lastele näidata nii-öelda neid videosid, siis mina olen tavaliselt
vaadanud selle ikkagi ära, kas siin on nüüd koos suuremate võistlusega, aga jällegi me saame neile ju näidata, et vaadake, kui te praegu tegelete selle asjaga, siis tulevikus te jõuate nii kaugele, et oskate seda ka teha. Et jällegi lastele ka seda motivatsiooni anda ja näidata seda visiooni, et mis see järgmine samm minu jaoks on. Ma ei ole mitte ainult praeguse aja momendis, vaid ma saan kuskil edasi liikuda edasi ka. Nii, ja siin ka, et on näha tegelikult juba neid erinevaid energiaallikaid, eks ole, mis meil on erinevaid ideid, mida uurida, et see kõik annab nagu mingisuguse ettekujutuse sellest, et mis see käesolev hooaeg olla võiks üldse. Et ta siin kasutabki seda suuremate platsi, aga siin on vahepeal ka nende väiksemate asju näha. Ja väiksemate kohta on nende mudelite ehituse ja selle asja kohta on ka videod olemas. Et nad on kõik ilusti siin selle First Lego League'i enda YouTube'i kanali peal. Nii, et näiteks siin on nii, oi kui tore, ikka vahepeal peab reklaami kõnetab. Nii, et siin näiteks ole on siis nii. Nii, kas nüüd läks paremaks? Vahepeal läks väga tatiseks see olukord. Nii, ma proovin uuesti. Harjumaal ongi internetiga natukene keeruline. No ei tea, siin on neid tarbijaid kuidagi väga palju. Nii, aga proovime. Meil ei tule seda valguskaablit ka sellepärast, et nad ei suuda läbi paekivi kaevata, nii et meil on tõsine probleem. Järgmine aasta peaks tegema teema, kuidas saada internetile igale poole. Nii, aga proovime uuesti siis. Ehk siis Explorer set, eks ole, siin on näha nüüd siis see alusmatt, kõik lotsid, mis olemas on ja need rõõmsad lapsed, kes siin toimetama hakkavad, et siin on nüüd näha siis see tuulik, eks ole, mida saab panna tööle nii mootoriga kui käsitsi vändates. Nüüd, eks ole, see energia sinna sisse, eks ole, jällegi või siis ma ajan seda karusselli ringi, aga samas, eks ole, kui ma panengi selle karusselli tööle hoopis selle energiasalvestiga või ma panen karusselli tööle hoopis, eks ole, oma selle viidukomplektiga, kõik asjad on võimalikud. Aga ilmselt mina julgustan seda, et võta ja kasuta pigem oma fantaasia jaoks seda oma komplekti, sest alati ju mootorid on meil vähe, see on paras defitsiit ja las need põhikomplektid töötavad vändaga ja tehke ise midagi ägedat, et see on palju kihvtim. Nii, aga nüüd ma jagan veel korra ühte teist asja, ma vaatan, kas ma saan, kuskil peaks nüüd olema mul siin. See on see. Et kus kohas on siis need Ramoni jagatud PowerPointi esitlused, mida siis ka saaks kasutada, et võib-olla kellelgi on huvi, praegu on nad inglise keeles. Et ma ei tea, kas meil oleks mõistlik neid tõlkima hakata või mitte, et siis nii. Võib-olla ongi mõistlik küsida suurema ringi pealt, et kuidas nemad neid tunde läbi viivad. Ütleme siis need, ma ei taha öelda veteranid, aga siis ütleme kogenud juhendajad. Kas te teete ise sellest materjalist nagu sellest PDF-ist mingisuguse slaidishow või kuidas seda teete, et isest jah, Liia kohe näitab seda, neid iga sessiooni kohta põhimõtteliselt oma PowerPoint tehtud. Kas seda pilti on praegu näha? Let's get started. Praegu see vana PowerPoint. Okei, siis ta miskipärast ei tahagi üldse, võtta ma proovin korra veel. Et iseenesest, ma võin ise ka jagada, vahet ei ole. Aga jah, näiteks Läti, kuna Läti on meie partner, siis Läti küsis kohe, et tema neid suuri materjali viitsigi üldse hakata nagu seal ümber tegema. Siin disainis. Et nemad võtavad lihtsalt samad sessioonid ja tõlgivad need ära ja põhimõtteliselt õpetajad kasutavad ka neid PowerPointi sessioone, mis ühtepidi võib-olla mõistlik, et nii või näha see introduction ei ole kõige olulisem, see räägib lihtsalt nagu sellest First Lego League Explorer programmist, aga need ülejäänud sessioon 1 ja 2 ja nii edasi, et võib-olla mõistlik kohe see ära tõlkida
ja ei peagi õpetajad ise hakkama siis nagu, me saame põhimõtteliselt teie eest veel töö ära teha. No ütleme siis nii, et mina iseenesest lõikaks nagu siit kokku endale asju, et mina ei vajaks seda tõlkimist. Nii, ma vaatan, kus see number 1 meil on. See on journey. No. Introduction. Aha, nii. Nii, et see on nüüd siis see esimene sessioon 1 nii-öelda, et ta on nagu sellises, ongi need küsimustikud, eks ole, siin, et kus sa energiat ka saad ja noh, siin on, eks ole, extensionina ongi kohe alla ära toodud see nii-öelda see põhiväärtuste leht, eks ole, mida siis saad töövihikus saate täitma hakata, eks ole. Nii, et siis vaata seda nii-öelda videot, eks ole, siis on esimene ülesanne, et kuidas seda teha. Samas, eks ole, kui seda nüüd tõlkima hakata, ma küll ei ole kindel, kuidas nendes jutumullidesse ja muudesse asjadesse, kas sinna saab midagi tõlkida või sa pead tegelikult jutumulli niikuinii üle värvima või tegema uue jutumulli. Teksti sa saad siin muuta, aga siin on ju vaata need igasugused tegelased, kes räägivad, eks ole, et see ei pruugi olla üldse nii lihtsasti muudetav. Et noh, ta on sellisel kujul, eks ole, ta on siin olemas nüüd. Siin on juba räägitud karjäärivõimalustest, et kus, eks ole, et mis on tema roll ja no, koristamine on muidugi väga oluline, see on hea, et nad seda meelde tuletavad. Et sellises formaadis on nagu need ülesanded siis nii-öelda tehtud siin. Ma korra vaatan, et kas kuidas, jah, kusjuures see on pildina, tead, Ramon. Et seda ei anna tõlkida. Aga mida teised õpetajad arvavad, kas seda oleks vaja teha või võtate need pildid siit, lõikate need jupid välja, mis teil endal vaja on, tõlgite ise ära? Vaata, ilmselt samad asjad on võetud kõik sellest engineering notebookist nii või näe, et siis on võib-olla variant see, et tulebki vaadata niimoodi üle, et mida tõlkida ei saa, selle lõikame samamoodi välja, sest engineering notebookis me oleme need pildid ära tõlkinud või need asjad. Ilmselt failis on nagu need kõik asjad on põhimõtteliselt nagu lahti õetavad ja muudetavad, et ilmselt noh, jah, 12 tundi nagu läbi teha on, see on meie poolt nagu ikkagi korralik töö, aga kui see on nagu reaalselt kasutatav ja õpetajad teeksid nii või naa seda, siis tasus seda kaaluda. Mina isiklikult lükkan selle FLL-i hästi kontsentreeritult umbes 5 tunni peale kokku, kus ongi esimene tund on meil, räägime sellest teemast sissejuhatavalt päris pikalt ja ehitame valmis siis selle baaskomplektiga asjad, siis teises tunnis meil on siis on see nii-öelda, meeskonnad loome ka esimeses tunnis, loomulikult. See on kõige keerulisem, eriti nende nimede väljamõtlemine. Siis teine ja kolmas tund on siuksed, kus me ehitame, neljandas tunnis, kolmandas tunnis juba ka mingil määral hakkab plakati tegemine ka pihta. Kolmas, neljas tund läheb siis plakati peale ja viimase lihvi andmisele siis sellele ehitisele ja 5. tund on siis see, kus kohas sa põhimõtteliselt tutvustad oma tööd, harjutad nii-öelda näituse jaoks, et seal sellist ehitamist väga ei ole ja pigem on siis ongi selle sõnalisele osale või siis ta on juba nii-öelda kooli näitusena meil, et oleneb kellel kuidas siis. Nii, aga arvame seda, et töövihikust täiesti piisab on chatis. Nii, aga Mai jagas siin väga head infot, kuidas oma asju. Tegelikult ongi nüüd nii, et ma tahaks anda nüüd sõna kõigepealt, kes meil oli Liis, kes tegi ka lasteaias. Et sa räägiksid oma sellest nii-öelda kogemusest natukene, kuidas sina seda tegid lasteaias?
ei, vabandust, Laura, mul oli L-täht oli meeles, anna andeks. Ma ei tea, miks. Selles suhtes, et ma tegelikult teen selle asja natuke lihtsamalt. Ma jagan selle, ma panen siia alla chati, panen selle pisikese video. Ja see nagu, kui sa käima selle paned, siis sealt juba tuleb ilusti. Ahah, nii, oota. Nii, ma panen ta praegu pausi peale ja siis ma jagan seda niimoodi. Nii. Väga äge. Mina ei ole kunagi suutnud oma asjadest videosid teha, sellepärast, et kuna ma seda enamasti üksinda vean, siis samal ajal korraga mitmes kohas olla väga keeruline. Nii, aga siis vaatame, kuidas läks. Seal on kõik plakatid ja need maketid on kenasti näha, et samas ruumis olid nii suurte kui väikeste omad. Kes on nagu need külalised olid? Teised rühmad, teised õpetajad, lapsevanemad? No, Ramon küsib, kes olid külastajad, kas lapsevanemad, rühmad? Selles suhtes, et seda on ka video lõpus näha, et nii-öelda Discover teemaga me tegime, et kõik lapsevanemad terves majas said külastada, nii Explore kui ka Discover tegelikult lapsevanemad. Ja Discover nagu sellise lõpuürituse me tegime nii, et olid teatud rühmad olid koos ja siis nii-öelda tegime tantsu, laulu, tibutantsu, medalite jagamist ja kõike seda, et oli siuke hästi mänguline tegevus. Aga Explore teemaga me tegime niipidi, et me kutsusime Jüri gümnaasiumis, kutsusime robootika huviringi lapsed ja juhendajad, kutsusime meile nii-öelda sinna appi ja siis nad tulidki meid nii-öelda innustama. Ja video lõpus on ka näha, et naljakas oli see, et kuna neid innustajaid oli vähem, kui oli tegelikult meil tiime, siis me jagasime nii ära, et pooled lapsed justkui laua all nii-öelda joonistasid, Lego teemalisi mingeid asju seal vahepeal ja siis osadega siis räägiti ja täideti ilusti kõik need kaardid ära ja siis oli ka bingomäng meil seal ja siis lõpus said medalid ja kõik kätte. Aga jah, videos on näha, et pooled lapsed istuvad laua all, et see on sellest lihtsalt tingitud. Aga päris kenasti tuli meil koostöö Jüri gümnaasiumi selle huviringiga välja ja tegelikult nad ütlesid ka, et nad võivad järgmine aasta ka tulla, et nii-öelda, et ka nende lastele oli see jälle teistsugune kogemus, et kuidas saaks lahendada. Ja öeldi, et päris tullid olid meil lapsed ja lapsed ise olid nagu tohutult äksi täis sellest, et suured tulid. Ja, et seda mina julgustan ka, et just sellistel üritustel, et kui vähegi võimalik, et siis võtke kaasa oma neid nii-öelda suuremaid, et nad tunnevad ennast tähtsana, sest et nemad on ju käinud kuskil mingisugusel teisel näitusel või kuskil teisel võistlusel juba, et siis nad ju natuke juba teavad. Ja see annab nagu selles mõttes seda suhtlemist palju rohkem juurde, et ongi, et võib-olla sellisele suurele tädile onule on nagu keeruline seletada, aga sellisele natukene endast vanemale, see on juba natuke lihtsam, eks ole. Meil oli ka tegelikult see, et mina olin see vana pahalane, et kuna mul oli vaja ka õpetajate digipädevusi ja muid toredaid asju seal arendada, siis tegelikult on see, et me oleme viimased 2-3 aastat oleme teinud ka videod, et ongi see, et kuna nii-öelda koha peale ei saanud tulla, et siis me nii-öelda tegime videod, et Ramonil oli tõenäoliselt tore neid vaadata, kuigi tagasiside kahjuks meieni ei jõudnud, et lapsed nagu viimase hetkeni ootasid, aga siis ma nagu selgitasin, et vaata, kui palju neid tiime on, et sellepärast ta lihtsalt ei jõudnud, aga talle meeldis neid vaadata. Nii et sel aastal meil juba õpetajad küsisid, et kuna me tagasisidet ei ole saanud mitu aastat, et siis see aasta me nagu videoid ei tahaks teha hästi. Aga meil plakateid tegid ka kõige pisemad, et on ka need 3, 4, 5 tegid ka plakateid, aga seal oligi lihtsalt see, et koostöös lapsevanematega, et koos otsiti neid pilte ja koos täideti nii-öelda neid plakateid koos. Aga kõige keerulisem on olnud nii-öelda õpetajate nende algsete hirmude mahavõtmine just, et kuna ta on ikkagi väga tunduv nagu võistluse moodi. Et aga niipea kui öelda, et see on üritus, et chill, kõik ei ole midagi, ma olen kogu aeg toeks olemas,
et siis võtab ka õpetajatel nii-öelda selle pinge maha, aga mõni laps on see, et niipea kui lapsevanem kasutab sõna võistlus, on täiesti lukus. Et mina olen osalenud ise nüüd juba 5. aastat, see aasta ma juhendan juhendajaid meie lasteaias, kuna endal on 2-aastased, et sealt ei tule midagi veel. et siis tegelikult ongi nii-öelda siuke päris äge on olnud aastaid, et esimene aasta me käisimegi laagrikoolis võistlusel ja teine aasta oli see, et me esitasime digitaalsed plakatid, kuna koroona oli ja siis ülejäänud aja olemegi teinud lasteaias siukse suure näituse. Sulle soovitus nende videote koha pealt. Jüri gümnaasiumis minu teada, kas gümnaasiumi osas ei ole ka mingisugust digisuunda või mingit vajakirjandussuunda või mingisugust muud sükest suunda? Minu teada on, võtta saada need videod neile, las analüüsivad seal. Aha. See võib olla sulle palju paremaks abiks võib-olla. Et saavad lapsed tagasi, et saavad nemad jälle ka kaasa seda gümnaasiumit sinna otsa. Ja teine asi on see, et selle koha pealt on täiesti õigus, kui sa ütled lapsele, et see on võistlus, siis kohe on hädakaelas. Esimene küsimus pooltel on see, et kes võitis ja teisel poolel on see, et ma ei tule. Et selles mõttes väga rangelt tegelikult tuleks jälgida just seda, et see on meil üritus või see on näitus või midagi muud sellist. Et see on nagu väga-väga vajalik. Kuigi selle koha pealt on mul ka hästi vahva selline kuidas laste hirmud nagu ära kaovad. Sellisel kohal oligi see, et üks laps ütles ka, et ma võin ehitada, ma võin kõike teha, aga ma ei tule sinna koha peale. Okei, ära tule, et see on meeskonnatöö. Sa oled meeskonna liige, sa aidad tunnis asju teha, me toome su medali sealt ära, et ära selle pärast pabista. Aga isaga leppisime kokku, et tulevad vaatama lihtsalt, mis need teised seal teevad. Ja tulemuseks oli siis nii, et nad jõudsid sinna kohale ja siis jõudis nende töö sinna kohale. Siis tuli välja, et õpetaja ikkagi mõnest august läbi sõitnud, töö oli natuke katki ja tema osa oli ka natuke ära lagunenud ja siis ta parandas selle laua ääres koos teistega seda, sest ilmselgelt teised ei osanud tema asja ära parandada nii hästi, kui tema oleks tahtnud seda teha. Ja siis järsku tulid laua äärde mingid tädid ja onud, kes küsisid mingeid küsimusi ja siis ta rääkis nendega seal kõesti mööda minnes ja kogemata ja siis ühel momendil kutsuti see meeskond lava peale, siis ta keksis rõõmsalt sinna lava peale, sai medali kätte ja siis ta tuli mulle järgmised tund laia naeratusega tund ja ta ütles, õpetaja, millal me jälle lähme? Kevadel on samasugune, see oli robotiks, kui ma õieti mäletan. Kevadel saame uuesti minna ja kevadel oli nagu 5 kopikut mul ka seal esimeste hulgas, kes aga muudkui seletas ja rääkis teistele ka, et mis nüüd tegema peab ja kuidas olema peab. Meil oli sama nali, oli laagrikooli näitusega. Nii? Et Liia, kas sul on seal all see end meeting või leave nupp paremal? End on, jah. Okei, mul on leave, sest ma tegelikult pean lasteaeda minema oma lapse järgi nüüd. Et oli tore teiega suhelda ja panna ka julgelt edasi, et ma lüütan ennast välja, ma loodan, et siis see meeting ei lähe kinni veel. Ma tegelikult tahakski anda Maile veel sõna, sest et Mai on meil ka väga hea pikaajalise kogemusega, pluss ta oskab rääkida ka sellest, kuidas asju organiseeritakse. Et ma nägin, et sa kirjutasid. Tšau. Et siis peale Mai sõnavõttu, siis me võiksime ka oma asjad kokku võtta. Nii, aga Mai, kuule, kas sa nüüd võtad oma mikrofoni ka lahti ja räägid natuke oma kogemusest? Teeme katse, kas te kuulete mind? Ja, väga hästi. Ega ma ei tea, kas mul on midagi lisada selles mõttes, et mul on väga põnev olnud vahepeal kuulata teiste kogemusi. Mis ma soovitan on võib-olla seda, et ärge laske ennast ära ehmatada sellest, et Liia tuleb 100 tiimiga, kõik ei pea 100 tiimiga tulema. Et võib alustada ka 1-2 tiimiga vaikselt ja rahulikult. Ma pigem küsiks niipidi, et kas kellelgi on mingeid küsimusi, sest ma tunnen, et kõik on nagu põhimõtteliselt ära räägitud. Räägi võib-olla sellest, kuidas sa seda üritust laagrikoolis oled korraldanud, et mis oluline on, kui pikalt see aega võtab ja kõik muud siuksed asjad sinna juurde? No ma olen üks kord kogu nendest aastatest vist korraldanud seda ja siis tuli koroona peale, aga mina olen see tüüp, kes võttis lapsevanemad, kes võttis oma FLL Challenge'i noored ehk sellised 11, 12, 13, 14 aastased. Ja siis me hakkasime nendega korraldama. Ja ma kasutasingi väga ära seda, et mu noored olid väga elevil sellest, et nad saavad nooremaid noori tunnustada ja
ega muud ei ole, kui Ramoniga kokku leppida, et kuidas tema saab toetada, kust tulevad Nii, nüüd sa kadusid finantsid. ära, Mai. Nüüd on kuulda või? Tundub, et mitte. See telefoni versioon ei ole hea. Sa kadunud oled. Sa oled vist kuskil metsas. Mul on siuke tunne. Ei ole kadunud, täitsa kuulda on. Okei. Mina ei kuulnud kuskiles. Siis kadus Liiamaa metsa ära. No järelikult. Aga et mina kaasasin hästi palju noori ja lapsevanemaid ja kogu tunnustamise süsteem oligi sellele üles ehitatud, et mul olid tunnustamise paarid, kus üks oli täiskasvanu, kas lapsevanem või vabatahtlik kuskilt robootika vallast ja siis teine tunnustaja oli see 10–14-aastane noor, kes teadis robootikast. Ja sellega saab hästi palju lapsevanemaid kaasata, sest lapsevanemate peamine mure on see, et aga ma ei tea robotitest mitte midagi. Ja kui sa paned talle noore kõrvale, kes on 2-3 aastat, 4 aastat, 5 aastat robotikast käinud, siis see hirm kaob ära ja see täiskasvanu oskab aidata selles suhtlemise aspektis, kus võib-olla see teismeline veel nii tugev ei ole. Et ma hästi soovitan seda süsteemi kasutada, sest see oli väga vinge näha, kuidas kõik osapooled tegelikult hakkama said ja see oli lahe. Siin oli küsimus näksimise kohta, et näksimisega on see, et kõik oleneb eelarvest, sest et midagi ju kuskilt tasuta kahjuks ei tule ja kui eelarve võimaldab, siis jah, näksimine on. Lõputort kindlasti võiks ka olla, et see on niisugune asi, mis ka lastele meelde jääb. Aga jah, et see eelarve paneb nagu päris suured piirid kõigisuguste toredate asjade peale. Aga meil on olnud igasugused toredad näksimisi mai üritusel, see viimane oli pisiksed beebiporgandid olid lastele näiteks pakina pandud sinna, et see oli väga vahvam. Ja see oli, kas keegi leidis äkki sponsori või, sest muidu meil eelarves seda ei olnud ja tegelikult, kuna see ei ole nii pikk üritus, siis ma arvan, et see on okei, kui näksimist ei ole, aga see on puhtalt mu isiklik arvamus. Jah, sest et väikest üritus ju võtab aega maksimum 3 tundi. Ja saab alati öelda, et kui korraldaja annab piisavalt ette teada juhendajale, et meile ei ole mõeldud näksimist, siis saab juhendaja anda teada lapsevanemale, kes vajadusel saab lapsele kaasa panna midagi. Et ma pigem olen nii juhendaja kui korraldajana seda meelt. Just. Nii, aga kas on veel küsimusi? Ja kui praegu ei ole, aga hiljem tuleb, siis võib mind alati kuskilt üles otsida läbi Laagri roboringi. Olen täitsa leitav igast kanaleid pidi ja hea meelega jagan kogu seda kogemust. Bingopiletid ja need asjad me üritame ka selle aastal teha, et siin on nad alati olnud natuke temaatilised, et siis selle aasta teemal ma proovin kokku panna sinna mingisugused tuulikud ja veepuhastusjaamad ja kõik muud siuksed saad sinna, et kes kus parasjagu oma energiat saab. Ja kusjuures tegelikult tasub külastada ka, et sel aastal on Tallinna poole pealt eelisseisus need, et kui on tulemas see suuremate First Lego League'i Eesti finaal, et vaadata sealsete õpilaste töid ja minna rääkida sealsete õpilastega, te saate väga palju huvitavaid ideid selle kohta, et mida oma väiksematele edasi anda. Et täiesti soovitan niimoodi tulla, võtta see päev mingisugune nädalavahetus. Ramon muidugi jooksis ära, me ei tea, mis päev see on. Aga eks ta see kuskil märtsi lõpus, aprilli alguses saab olema. Et siis võtke endale see aeg ka ja tulge korra sellelt ürituselt ka läbi, et siis saate nii-öelda infot võib-olla, mida ise ei suuda, eks ole, niimoodi kokku otsida, aga see ongi niisugune kontsentreeritud üritus, kus on väga palju põnevaid asju, mida tasub ainult noortega rääkida ja saate jälle tükimaad targemaks. Nii, aga on veel küsimusi või me oleme täpselt 1,5 tundi nüüd ära rääkinud, et kuidas meil selle olukorraga on? Üritus toimub Tallinnas ja Tartus ja seal, kes veel kuskil organiseerida tahab. Ma tean seda, et näiteks Võrus teeb ka Nutivõlur oma üritust. Ma kuupäevasid praegu ei oska öelda, nad on vist kuskil mai keskpaigas pigem. Siis mai, ma ei tea, kas sina oma Laagri
üritusega seoses, kas sa teed seal oma meeskondadele mingisuguse väiksema asja ja võtad sinna ka kedagi juurde või mitte? No tõenäoliselt Laagri Robositi, kuna ta on Saue valla robootikapäev, siis on minu tiimid ja Saue valla tiimid ja kui meil jääb kohti üle, kui Saue vallas on huvi väga väike, siis tõenäoliselt paar tiimi saame juurde võtta, aga see on korraldamisel ja ma täpselt ei oska vastuseid öelda, sest korraldavad need FLL-ikad, kes mul FLL-iks veel valmistuvad, nii et natuke lahtine on see asi. Ja, just. Aga Tartus jah, ma ütlen, et Ramon H-keskuses on alati seda teinud, et tartlaste eelis on see, et kuna Ramon on seal, siis sealpool on natuke lihtsam. Nii, aga veel küsimusi? Nii, tundub, et vist praegu rohkem ei ole. Et jällegi, kui kellelgi on küsimusi, abi vaja, mida iganes, võib täiesti vabalt minu poole pöörduda ja aita meeleldi ja proovime siis selle Tallinna üritused ka niimoodi kenasti paika saada, et nad ikkagi toimuksid sel aastal päriselt ja suurema hulga laste jaoks, et näha on, et lastel seda vaja on, sest nad tahavad oma töid näidata, et ega see robootika ju samamoodi, et kui jalgpallis ja viiulimängus meil siin on igasuguse üritusi, siis ega see robootikud siis kehvemad olla. Nii, aga siis tõmbame tänasega otsad kokku, kõik materjalid, siis lindistus, kõik lähevad üles. Ramon saadab selle lingi, kus kohas nad olemas on. Ja õigus. Ja kolmapäeviti on meil Skype'is ka robootikaõpetajate vestlusminutid. Aitäh, Kristiina. Et see algab meil kell 7 õhtul igal kolmapäeval. Sel kolmapäeval küll nüüd ei ole, sest on koolivaheaeg, aga seal on ka selline, et räägivad siis kõik robootikaõpetajad või robootikaga tegelevad õpetajad üle Eesti. Et oma rõõmudest, muredest, üritustest, kus mingeid materjale saab ja kõikidest muudest niisugusest asjadest, et kui kellelgi huvi on, siis jällegi on nutivõlur see, kes seda nii-öelda haldab meil seal, et kas siis Triinule otse kirjutada või siis otsida üles robootikaõpetajate vestlusminutid ja vaadata, kas sinna saab nii-öelda liituda, et siis saate võib-olla sealt ka nii-öelda tuge ja abi veel, et kui kellelgi on tunne, et tahaks kangesti tulla ja rääkida ja kuulata ka. Nii, aga ma arvan, et tänaseks võib asja kokku tõmmata ja siis loodame teid kõiki siis igasugustel erinevatel üle-eestilistel üritusel näha ja kohtume siis seal, ma arvan. Ja tänaseks siis kõik. Head õhtut!